Tere kõigile ka minu poolt. Oli väga tore kuulata nii palju põnevaid ettekandeid ja teemad on erinevad, mõningaid sarnasusi ka ja erinevaid meetodeid. Et mina räägin siis täna uuringutest tööandja brändingu ja võib-olla ka töötaja kogemuse kontekstist ja tutvustan siis just, milliseid uuringuid Instar läbi viib. Ja lühidalt siis minust ja Instarist ka. Mina olen Instaris projektijuht ja igapäevaselt aitan siis arendada tööandja brände ja tegelen ka uuringute analüütikaga. Ja Instar on siis tööandja brändingu terviklahendusi pakkuv agentuur, et teeme kõike alates uuringutest kuni visuaalsete lahenduste loomiseni ja ka kõige selle põneva, mis me loome pärast ka tegevuskavasse panemisega ja tegevuste aktiviseerimisega. Ja Instar tegelikult tegutseb ka Eestis ja tegutseb ka Soomes. Et oleme siis kahes riigis ja Eestis oleme juba üsna tuntud, aga Soomes siis veel üritame leida endale head kohta turul. Ja siis mida võib-olla veel mainida, et kuulume ka Euroopa tööandja brändingu agentuuri. Ja milliseid uuringuid me pakume ja miks me üldse uuringutega tegeleme? Et tööandja brändingus on uuringud väga olulisel kohal, sellepärast, et me tahame aidata ettevõtetel arendada tööandja brände, mis on edukad ja mis on ka jätkusuutlikud. Et võib ju teha ka kõhutunde pealt mingi kiire kampaania asjaga, siis ei ole meid tegelikult vajagi. Ja Instar on tegelenud uuringutega üsna algusest saati, alustades siis tööohutuste atraktiivsete tööandjate uuringust. Ja nüüd tegeleme ka lisaks sisemise tööandja kuvandi uuringutega ja töötajate rahulolu ja pühendumusuuringutega. Ja tahame arendada just tööandja brände seestpoolt väljapoole. Aga siis räägigi kõigest kolmest lähemalt, võib-olla põhjalikumalt räägin sellest suurest atraktiivsete tööandjate uuringust ja siis ka hiljem siis ka sisemistest uuringutest. Ja praegune tööandjate atraktiivsuse uuring aga väga aktuaalne, sest 6. septembril me avaldasime, kes on kõige atraktiivsemad tööandjad. Kiirelt näitan ka teile, aga täna sellest pikemalt ei räägi. Aga uuringust lähemalt, et me teeme seda juba 12. aastat ja alustasime tudengite seas 2010. aastal. Ja siis hakkasime uurima ka eraldi meditsiinitudengeid seas, seal olid natuke erisusi. Ja nüüd uurime ka lisaks veel kutsekoolide õpilaste seas nende arvamusi ja ka kogenud töötajaid. Ja sellel aastal oli meil siis rekordarv vastajaid kõigi uuringute peale kokku 9000 ja võib-olla, kus oligi kõige suurem tõus, oligi kutsekoolide ja kogenud töötajate seas, kus oli peaaegu poole rohkem vastajaid kui varasematel aastatel on olnud. Ja räägikski lähemalt, et mida meie uuringust teada saab. Et esiteks muidugi ülevaade vastajatest, et milline on nende haridustase, eriala, töökogemus, rahvus. Meie uuringule sai vastata ka eesti ja inglise keeles ja kutsekoolides samuti ka vene keeles. Ja on võimalik välja võtta ka erinevate rahvuste ja kõige järgi need tulemused. Siis me uurime ka ootusi tööle, karjäärile ja ka palgale, et mida üldse oodatakse ja samamoodi ootuseid soodustustele. Üks mahukamaid osasid meie uuringus on töökoha valiku kriteeriumid, kus on 46 kriteeriumit, mida peavad vastajad siis hindama, et kui oluline see neile on ja selle põhjal saame teada, mis on kõige olulisemad, et need on jaotatud ära erinevate kategooriate vahel ja sealt saab väga head tulemused. Infokanalid ja seda selles vaates, et
millised infokanaleid kõige rohkem kasutatakse ja ka kui sageli kasutatakse. Et üks on see, et jah, et kasutatakse küll blogisid, aga võib-olla sa loed seda kord kuus. Ja samamoodi ka, millised on värbamisel efektiivsed kanalid ja lisaks küsime ka kandidaadi kogemuse kohta. Ja siis uuringu viimane osa, mis on ka hästi mahukas, on, kus vastajad peavad siis hindama üle 200 organisatsiooni, et see on nüüd uuringutes erinev. Tudengites oli see 242 sellel aastal ja peavad hindama siis, kuivõrd nad tahaksid seal töötada. Ja siis nad saavadki öelda, et 4 tahan töötada, 3 pigem olen huvitatud, 2 pigem ei ole huvitatud, 1 ei ole huvitatud. Lisaks on võimalus vastata ka, et ei tea organisatsiooni tööandjana. Ja samuti on võimalus jätta vastamata, et kui seal on 242 organisatsiooni, siis kõiki võib-olla sa ei teagi, sa ei tahagi vastata, sind ei huvita, aga see annab ka juba pildi, et kui sinu sihtrühmas mitte keegi sind ei hinda, siis on nagu asi kehvasti. Ja samamoodi, et me vaatame seal nii atraktiivsust kui tuntust ja tuntust tulebki siis selle järgi, et kui paljud on vastanud, et ei tea organisatsiooni tööandjana ja siis selle pöördvaatlus, et siis me teame, et kui paljud teavad. Ja atraktiivsuse hinnangutes on jällegi oluline see, et meil on seal tehtud ka sellised väikesed korrektuurid, et ei saa olla, et näiteks, et ühte organisatsiooni vastas 5 inimest, et tahan töötada ja sellel on nii-öelda keskmine hinnang on 4, aga tegelikult teda nagu üldse hinnati, et ta ei saa olla siis kõige atraktiivsem tööandja Eestis. Et metoodika on läbi mõeldud ja testitud ja nagu ma ütlesin ka enne, siis 12. aastat see uuring toimub ja on ka andmete võrreldavus, et sellised pisikesi muudatusi viime sisse, kuid üldjoontes on teemad samad, võib-olla infokanalid lisame ja samamoodi iga aasta teeme väikesed korrektuuri hinnatavates ettevõtetes. Siis mis kasu sellest uuringust on? Et tore teada küll, aga miks me üldse seda teeme? Et me ise kasutame neid uuringu tulemusi ka enda projektides, et aidata tööandja brändi arendada ja see annab nagu hea sisendi hetkeolukorrale ja kui atraktiivsed ja tuntud te olete hetkel ja kui paljud tahavad teie juures töötada. Ja samuti on võimalik saada siis aastate lõikes ülevaade. Ja kui on teada hetkeolukord, kuidas seis on, siis on kohe sisend tulevikku ja sellele nii atraktiivsuse vaates, et kuhu tahaks jõuda, seada endale KPI-sid ja ka sisend sellest sisend väärtuspakkumisele, mis tuleb meie siis tööootuste ja valikukriteeriumite peale, et mis üldse on inimestele oluline ja samamoodi sisend kommunikatsiooniplaani, et kuhu, millistesse kanalistesse üldse tasub panustada. Ja samuti annab see uuring ka väga hea sellise üldpildi üldse, mis tööjõuturul on toimumas, et kuidas need ootused muutuvad, kuidas atraktiivsused muutuvad, millised on trendid, millised on Eesti parimad tööandjad ja kui päris aus olla, siis saab isegi teada nende parimate tööandjate kohta, mida need vastajad ütlevad, et mis teeb neid parimaks. Et meil on uuringu lõpus ka sellised avatud vastusega küsimused, et kus siis on 2 küsimust. Esimene ongi, et milline on teie arvates kõige atraktiivsem tööandja ja mis teeb selle atraktiivseks. Ja sinna saab kirjutada. Kõik sinna alati ei vasta, aga sealt saab päris palju ja tavaliselt need tööandjad, kes satuvad sinna valikvastuste toppi, satuvad ka ikka pärast sinna päris nii-öelda kvantitatiivselt hinnatud ettevõtete toppi ja sealt saab teada, et mida need siis tudengid või kogenud töötajad arvavad päriselt, et mis seal siis ettevõttes toimub. Et see on selline hea. Ja teine, mis on samuti avatud küsimus on, et mida saaksid tööandjad teha, et olla atraktiivsemad oma sihtrühmale. Ja see on ka nagu hea teada, sest et
vastajad siin ausalt kirjutavad, mida nad arvavad ja soovitavad ja me oleme sellest ülimalt tänulikud, sest see uuring on pikk. Sellele keskmise vastamise aeg on 20 minutit ja ikkagi on inimesed, kes jõuavad sinna lõpus ka veel kirjutada ja vastata ausalt enda arvamust ja neid tulemusi kõiki me siis analüüsime sihtrühmade lõikes ja vastavalt siis teie vajadusele, et pärast räägin natuke lähemalt ka, et on võimalik saada siis endale nii see selline üldine vaade, mida keskmine tudeng või kogenud töötaja vaatab, kui ka konkreetselt enda sihtrühma või mitme sihtrühma kohta ja et just teile vastavalt, et kõikide nende tunnuste lõikes, mida me uurime, on võimalik siis välja filtreerida. Küll on see, et alati on see teema, et mingites sihtrühmades on rohkem vastata, mingites vähem ja seda me üritamegi alati saada, kui me juba teame, et mida meie kliendid tellivad, tahavad saada tulemusi, siis me näeme ka vaeva, et nende piisavalt vastajaid sinna nendesse sihtrühmadesse saada. Ja natuke näite mõned vaated ka, see on lihtsalt, et sihtrühma lõikes siis saate raportid, et põhimõtteliselt on sellised põhjalikud raportid, just üle 50 lehekülje, kus on kõikide uuritud küsimuste lõikes täpselt teada tulemused ja lisaks siis me teeme ettekanded, kus siis on sellised nii-öelda võrdlused sihtrühmade lõikes, et just teid huvitavad sihtrühmad ja siis erinevate tunnuste lõikes ja samamoodi atraktiivsuse vaade, et seal saate teada valida konkurendid, kellega võrrelda. Selle atraktiivsuse info saab muidu ka tervest raportist kõigi 242 osalenud ettevõtte kohta, et kuivõrd atraktiivne olete, aga võib-olla IT-sektor ei taha võrrelda ennast tootmissektoriga, et siis on mõistlik ettekande jaoks valida just need konkurentid, kellega võrrelda. Ja nagu ma varem ka ütlesin, siis meil on päris pikk ajalugu ja on võimalik saada ka selline ajaline vaade, et kuidas see atraktiivsus on ajas muutunud. Siin on nagu täiesti suvelised numbrid praegu, et oleks näitlik ja ei saaks kuidagi mõne ettevõttega seostada. Aga just ühele kliendile näitasime ka ja nemad täitsa leidsid seoseid selle vahel, et kus nad olid mingeid asju aktiivsemalt teinud, oma tööandja brändiga tegelenud, siis see atraktiivsus ka tõusis. Ja siis räägin ka lühidalt uuringu tellimisest, et kui on konkreetne huvi, siis alati me aitame oma kliente ja aitame määratleda õige sihtrühma, mis päriselt huvitab, et alguses ongi, et praegugi räägin teil võib-olla ei teki ka sellist pilti, et oi, kes seal kõik on, et aitame selgitada välja, kellega on kõige kriitilisem, kellele on vaja seda tööandja brändingu tegevust suunata ja siis vaatame ka, kuidas siis see sihtrühm vastab meie uuringule, milline valim annab kõige parema siis ülevaate soovitud sihtrühma kohta. Siis lepime kokku, mis ajaks soovitakse tulemusi ja ettekannet ja siis me hakkame analüüsima, et üldised andmed on meil teada ja iga kliendi jaoks siis võtame välja neile vajaliku info ja siis viime läbi ettekande juhtidele ja mis on ka selline väga hea, et eriti tore ongi, kes alles alustavad tööandja brändinguga tegelemist, siis see on selline hea kick-off ja ka minikoolitus, konsultatsioon, et kuidas edasi minna, et paneb alati mõtlema, et kuidas on läinud ja mida saaks paremini teha, et hästi põnevad on ettekanded ja juhid räägivad aktiivselt kaasa. Ja siis edastame teile tulemused, raportid ja slaidid ja kõik. Et küsin vahepeal, et kas on tekkinud küsimusi selle välise uuringu kohta, et siis ma edasi räägiks sisemisest tööandja kuvandi uuringust.
Chatis on üks küsimus, et kas tulemusi raporteid on võimalik näha veebikeskkonnas alternatiivina Excel või PDF-fail? Hetkel on meil tulemused PDF-ina ja siis on PowerPointi ettekanded ja tegeleme selle teemaga, et tulevikus oleks tõesti veebikeskkond, kus saabki igaüks valida endal sihtrühma ja tunnused, et kokku lepitud asju vaadata, et hetkel on ja tulemused on PDF-ina. Ja alati selgitame juurde, et kuna need PDF-id on päris pikad ka, et me teeme ettekande ära, et seal on tegelikult see ettekannet on nagu parem ja ülevaatlikum lugeda, aga samas seal pikas raportis on jälle põhjalikult just ka need avatud vastused, mis on nagu põnev lugeda ja täiendav info, et siis isegi see, et kui näiteks, et praegu tellitakse uuring ja siis ma ei tea, poole aasta pärast tekib mingi küsimus, siis me alati ikkagi vastame ja selgitame juurde, et meie poole võib alati pöörduda. Nii, kas on veel küsimusi? Ise sinna chati praegu näe. Ja siis Vahepeal ütlen, chatis ei ole rohkem küsimusi hetkel. Jah, aitäh. Et siis ka sisemise tööandja kuvandi uuringust, et kui väline uuring ütleb, et mida siis potentsiaalne sihtrühm või ka keskmine Eesti inimene arvab ja kas ta tahaks teil töötada, siis tegelikult on ju hulk inimesi, kes juba töötavad teil ja kes päriselt teavad, kuidas teil on töötada. Ja see on tegelikult kõige olulisem, just kui tahta tööandja brändiga tegeleda, siis kõige olulisem on, et see sisemine kuvand ja väline kuvand, mida kommunikeeritakse, läheks kokku. Ja sellepärast meie alustame ka alati enda projekte sisemise uuringuga, kus me siis uurimegi välja, mis muudab teie organisatsiooni unikaalseks ja eriliseks. Et seal sisemises uuringus ma näitan pärast ka neid teemasid, et mis seal veel on, aga see põhieesmärk on tegelikult saada just sisend selle väärtuspakkumise loomiseks. Ja sealt saab samamoodi ka teada, kui suur on teil tööandja saadikute osakaal ja kui palju juba töötajad teil jagavad infot väljapoole ja samamoodi, et kuidas nad üldse rahul on selle info kvaliteediga ja milliseid infokanaleid töötajad kasutavad, sest et töötajad on ju teieni kuidagi jõudnud ja nad on tõenäoliselt ka selle sihtrühma esindajad, keda te sihite, et siis on kõike seda hea neilt küsida. Et siis natuke nendest teemadest ka, mis meil sisemises uuringus on. Et ongi siis, et lisaks sellele, mis teeb eriliseks, mis tulebki välja, on ka see avatud küsimustest, siis on ka sellised lihtsad väited, jälle peamised skaalad, et inimestel oleks kerge vastata, et sellele uuringule keskmine vastamine, ma arvan, et on 10-15 minutit, mitte rohkem. Kui keegi väga põhjalikult tahab kirjutada, siis läheb, aga 10 minutiga peaks saama vastatud. Et uurimegi, kuivõrd töötajaid väärtustatakse, kuivõrd nad tunnevad, et nende panus on tähenduslik, oluline ja kas nende väärtused ja ettevõtte väärtused lähevad kokku. Samuti on neil võimalus anda hinnang enda juhile ja siis nendelt, kes on töötanud vähem kui 2 aastat, neilt me küsime ka kandideerimiskogemuse kohta. Et see on ka selline oluline teema. Ja samuti siis uurimegi, et millised infokanaleid kasutavad ja kas nad jagavad tööandja infot. Ja üks oluline asi veel, mis me uurime, siis on tööandja soovitusindeks. Ja see on just hea uurida, sest et see on selline asi, mida saab võrrelda ka teistega. Et nüüd 2 aastat järjest on meil soovitusindeksi küsimus ka välises uuringus. Ehk siis meil on põhimõtteliselt teada nii Eesti keskmised kui ka erinevate valdkondade soovitusindeksid ja samamoodi guugeldades ja erinevatest muudest uuringutest leiab ka, et ma näitan siia praegu tudengi ja kogenud töötaja keskmist soovitusindeksit, et saate, et kui te teate, et mis teil on soovitusindeks, saate võrrelda ja samamoodi me saame võtta erinevate valdkondade omad, et kui me teeme klientidele ettekandeid, siis me
mainime ka juurde, et kui oli IT-sektor näiteks, et siis kuidas kliendil oli see soovitusindeks ja kuidas sektori keskmine on. Ja kui see uuring annab sellise hea sisendi ja tunnetuse nii kvantitatiivselt kui ka siis selle erilisuse osas natuke ka kvalitatiivset infot, siis täpsema info ja veel parema sisendi väärtuspakkumise jaoks saame me fookusrühma intervjuudest. Ja seda me oleme praegu peamiselt teinud ikkagi tööandja brändingu projekti raames. Just ongi, et teeme nii sisemise uuringu kui fookusrühma intervjuud mõlemad, aga põhimõtteliselt on ka võimalik eraldi tellida. Et sealt saabki siis sellise kvalitatiivse sisendi ja reaalse töötajate kogemused, kuidas siis päriselt on töötada ja toimub sellises avatud õhkkonnas ja tavaliselt on nii, et fookusrühmades oleme meie Instarist ja töötajad ja tööandja esindajad selliseid juhte ja personalijuhte tavaliselt ei ole, et kui just on juhtide sihtrühm, siis on nad muidugi esindatud. Ja need toimuvadki sihtrühma põhiselt ja brändi jaoks samamoodi on hea teada, et me keegi tegelikult ei sihi ju tööandjana keskmist tudengit või keskmist Eesti töötajat, siis on hea teada sihtrühma ja samamoodi ka siis sisemiselt uurida, et nendest sihtrühmadest, kuidas siis tegelikult on töötada ja mida siis väljapoole pakkuda. Et see on siis fookusrühmadest lühidalt. Ja mis on veel oluline selle puhul, et see annab võimaluse kaasata töötajaid, kui tööandja brändingu projekt on, siis ongi, et nad juba saavad seal sisemises uuringus teada sellest projektist, nad saavad olla fookusrühmas kaasatud ja see on ka natuke selline minikoolitus tööandja saadikuks olemises. Ja siis viimane asi, millest ma ka hästi lühidalt räägin, et lisaks tööandja brändingu projektidele ja uuringutele me tegelikult tegeleme ka töötajate rahulolu ja pühendumusuuringuga. Et seda ma lihtsalt sellepärast mainin ka, et seda tihti meie kohta ei teata. Et meil on ka välja töötatud enda metoodika selle jaoks, kus me hindame 8 olulist kategooriat ja selle põhjal siis ka pühendumusindeksi arvutame välja. Et need on sellised suhteliselt standardsed, mida ikka rahulolu ja pühendumusuuringutes hinnatakse, aga need on ka aastatega testitud ja erinevate klientide peal ja siis ongi ka püsikliente, kes teevad igal aastal ja samamoodi me tahame ikkagi kliendile parimat ja meil ei ole oluline alati, et meie peame just selle uuringu tegema, et on ka võimalik, et tellitakse meilt ühe korra see rahulolu ja pühendumusuuring sisse ja soovitakse, et pärast siis edaspidi ise seda läbi viia. Et see on ka variant. Aga selles osas meil on meetod olemas ja standardsed küsimused olemas, aga me oleme paindlikud, sest et uuringut ei saa teha uuringu pärast, vaid on ikkagi, et mis on sellele organisatsioonile just oluline ja et siis selle puhul ka samamoodi vaatame koos küsimused üle ja sisu ja lepime kokku. Ja samamoodi nii sisemise kui välimise uuringu puhul siis teeme ka töötubasid juhtidele ja töötajatele tutvustusi, et kõike seda saab kokku leppida. Ja võib-olla lühidalt siis tehnilistest asjadest ka, et meie kasutame siis SurveyMonkey keskkonda elektroonselt ja siis viime ka paberkandjal läbi uuringuid, kui on vaja, aga viimasel ajal enamasti on elektroonselt ja siis samuti erinevates keeltes on võimalik neid tellida. Ja kokkuvõtteks siis, et miks siis üldse uuringutega tööandja brändi loomisel või üleüldse tegeleda, et tööandja brändingu vaates on hästi oluline teada, et enne kui hakkad tegelema, et kuhu suunda minna, mis on üldse oluline sinu sihtrühmale ja
ja samuti, mis on hetkeseis, et see uuring ongi alati esimese asjana on selline hetkeseisu kaardistamine, et kuidas on, et sa ei tea ju, kas midagi läheb paremaks, kui sa ei tea, mis see hetkeseis on. Ja nagu ma ütlesin, siis sisemine kuvand peab minema kokku välisega ja selle puhul ongi oluline, et see, mis välja öeldakse, on ka vastab tegelikkusega. Ja samuti saab konkreetsed ettepanekud ja sisendi tegevuskavaks, et kõigist meie uuringutest, kuigi meil on peamiselt kvantitatiivsed, on meil alati ka avatud vastustega küsimused ja teeme klientidele kokkuvõtted ja ettepanekud, et mida saaks teha paremini. Ja lõpuks on ikkagi, mida mõõdad, seda muudad, või et mida mõõdad, seda saad, et tasub tegeleda uuringutega. Ja siis minu poolt ongi kõik, et kui on huvi, siis kirjutage meile info@instar ja siis Pareklubis osalejatele saadame ka siis sooduspakkumise juba järgmise aasta uuringu tellimiseks. Kliente on meil ka hästi palju. Ma loodan, et siin ei ole kindlasti kõik olemas, et kui siin mõni võib-olla meie klientidest kuulab ka, et siis kui siin teid ei ole, siis ei ole jõudnud kõike uuendada. Ja aitäh kuulamast. Nii, kas on veel küsimusi tekkinud vahepeal? No chatis hetkel midagi ei ole uut. Aga kes keegi tahab kohe nii-öelda online küsida? Tundub, et vist on vaikus. Ja siis alati võib kirjutada, helistada.